Tere spordisõbrad! Tere õhtust! Meil on hea meel tervitada teid kõiki siit Niitvälja golfiväljakutelt, kus siis nagu näete aset leidmas Eesti meistrivõistlused löögimängus 2012 ja nagu siin kõik räägivad, tegemist on Eesti golfi koduga. Ja meie need tänavused meistrivõistlused löögimängus on Eesti suurimad golfivõistlused. Ütleme nii, et kõik tahavad seda Eesti meistritiitlit võita. Meil on üle 100 sportlase siin. Võistlused kestavad 3 päeva, nii et väga head võistlused. Nii see on ja tegelikult olgu siis ära öeldud, et Egeti Liiv oli see, kes 2 esimese päeva järel oli tegemas lausa super tulemust. Et tegemist ikkagi tegelikult amatöörsportlasega, kes esimese 2 päeva järel oli saanud hakkama tulemusega nimega par, mis tähendab seda, et piisavalt heade löökidega oli ta siiani jõudnud. Jah, et kui siin rajapar on 72 lööki ja esimesel päeval ta sai 74, teisel päeval 70 ehk siis 2 alla pari lausa ning viimasele päevale ta läks vastu nii-öelda nulli peal ehk siis paril aga olgem ausad, tal siin konkurente on veel teisigi tõsiseid, nii et viimane päev tuleb kindlasti väga-väga põnev. Nii see on ja igal juhul siis spordisõbrad soovitame teil kõikidel ka endal ikkagi golf ära proovida. Kui eelmises saates me tutvustasime Saaremaa golfiväljakuid, siis seekord on meil hea meel tervitada teid siit Niitväljalt ja vaadatagi lähemalt, et mida see Niitvälja golfiväljak endast täpsemalt kujutab. Jah, me oleme siin Tallinnale lähemal selgelt võrreldes Saaremaaga ja tegemist on siis Eesti ja Baltikumi kõige vanema golfirajaga ja siin suur sihuke kompleks ta on ja esmamulje on päris võimas. Tallinnast ainult 30 kilomeetri kaugusel asetsev Niitvälja golfiväljak on kujunenud aastatega Eesti golfi koduks. 18 rajalisel väljakul on 4 erinevad tiid, võimaldamaks erineva tasemega naistel, meestel, juunioridel ja seenioridel valida just endale sobiv väljaku pikkus. Niitvälja golfiväljakut iseloomustab eelkõige kaunis loodus, puhtad metsaalused, rohked veekogud ja 18 rada, mis kõik kokku tagavad suurepärase golfielamuse. Väljaku kroonijuveel on 15. rada par 5, mis lõpeb saare greenile ja mille mängijad on nimetanud Nutu saareks. Niitvälja on olnud aastaid koduks Eesti meistrivõistlustele ja ka mitmetele teistele rahvusvahelistele suurvõistlustele. Niitvälja on Eesti golfi kodu. Niitvälja on tegelikult 1993. aastal avatud Eesti esimene golfiväljak. Siis avati ta 9 rajaga, järgmine aasta siis 18 rajalise parkväljakuna. Tänaseks oleme me oma 20. hooaega siis toimetame ja meil on siin 18 rada parkväljakut, kus siis täna Eesti meistrivõistlused peal toimuvad ja lisaks siin kõrval siis väike par 20 väljak 5 rajaga, kus siis on selline algajate koht. Niitvälja on enda ülesandeks võtnud golfi propageerimise Eestis laiemalt ja me tahame, et võimalikult paljud inimesed golfi enda jaoks leiaksid ja Niitvälja on selleks meie arvates kõige parem koht. Kuidas sa üldse iseloomustaksid neid radasid siin? Need rajad on teinud siin läbi 20 aasta väikese muutuse läbi, et siin 2006. aastal avati 5 uut rada, mis on tegelikult väga selgelt andnud väljakule just sellele 18 rajale sellise pargi ilme, et sa tegelikult alustad ja lõpetad jalutusega parki. Ja mida me teeme on see, et kuna me oleme piisavalt vanad juba ja meil on piisavalt palju vahendeid ja kogemusi tekkinud, siis me püüame hoida kogu väljakut võimalikult heas korras ja võimalikult väikese rohuga, et kõigil oleks lihtne mängida. Et sa metsa alla lüües, sa leiad palli alati üles ja saad alati mängida, et selline stressitase golfist oleks võimalikult väike. Et lõppkokkuvõttes eesmärk on meil pakkuda inimestele positiivseid elamusi ja kõik, mis me oma väljakul teeme, on just sellele suunatud, et kvaliteet, hea kord, ilus looduslähedus ja muidugi selline kaunis park, nagu ta meil on. Vaatame siis lähemalt, kes siin võistlemas on. Mina näiteks ehmatasin päris ära, kui ma nägin ühte mustanahalist mängijat, kes meenutas mulle täielikult Tiger Woodsi. Ma arvasin, et Tiger Woods on kohal, aga tegelikult ei ole. On hoopis mees, kes Tiger Woodsi väga hästi tunneb. On isegi käinud Tiger Woodsi pulmas ja nii edasi, nii et on üks Tiger Woodsi selline hea tuttav siin koha peal. Ja tegelikult lausa South Africa on see koht, kus ta pärit on, nii et väga kaugelt on mees siia kohale tulnud. Ja kõrgetasemeline see võistlus igal juhul on, sest kogu Eesti paremik sisuliselt on kohal. Välja arvatud siis Mark Suursalu ja Mari Suursalu on võistlemas naiste hulgas siis väljaspool arvestust. 3-päevasele löögimängu formaadis peetavatele Eesti meistrivõistlustele saabus osalema kokku 129 golfimängijat 6 erinevast Eesti golfiklubist.
Võistlusel oli kohal rekordarv osalejaid ning kohal sisuliselt kogu Eesti golfiparemik. Osalemas ka mitmeid perekondi, kus isa võistles pojaga, õed omavahel ning mittemängivad pereliikmed olid võistlusele kaasatud vabatahtlikena. Eks need lapsed vaatavad, mida vanemad ees teevad, et Martin hakkas juba põhimõtteliselt siis kui käima hakkas golfiväljakul kaasas käima. Merlin leidis enda jaoks golfi alles, kui ma ei eksi, siis kas 14 või 15 aastalt, et ta käis meil Hispaanias kaasas, aga ta isegi ei tulnud golfiväljakul, teda põhimõtteliselt ei huvitanud. Et eks ole ikka nii, et vaadatakse, mida vanemad ees teevad. Ehk teisisõnu, kui juba golfipisik peres olemas, on seda väga kerge edastada ka teistele pereliikmetele. Võistluse kõige noorem osaleja oli 15-aastane ja kõige vanem 64-aastane. See tähendab, et golf on üks haruldane spordiala, kus vanus ei tunne piire ja seda saab harrastada tipptasemel kõrge eani välja. Kõik golfi mängima on teie sõnum kindlasti? Mõtlemata võtsid suust, on ju. Ja ma olen nagu seltskonnas ikka aeg-ajalt öelnud, et varem hiljem hakkavad kõik golfi mängima. Siis kui lutkondid enam midagi muud ei kannata teha, siis golf on parasjagu see ala, mida vabas looduses ja madala pulsiga on hea teha. Aga kuidas Eesti golfi nüüd hüppeliselt järgmiste aastatega veel arendada saaks, et nüüd on ju golf ka olümpiaala ja olümpialootused on meil olemas, et kuidas seda veel kiirendada saaks? Jah, et mis võiks olla Eesti Golfiliidu eesmärgid pikemas perspektiivis? Mis nad olla võiksid? Eesti Golfiliit tuleb nüüd sügisel suurele ümarlauale, kui hooaeg on lõppenud, millest me ennemgi rääkisin, et arutada, mis nagu edasi. Raske on uskuda, et me suudame välja mõtta midagi sellist, et mis teeb nagu suure hüppe. Teeksime sellega mõned esimesed väiksed sammud ära. Ehk nagu ikka igal spordialal saaks noored ala juurde, küll siis ülejäänud asjad tulevad iseenesest. Kuidas noori saada, aga ega see ei ole ainult meie golfi probleem, see on kõigi alade probleem. Eestlase jaoks golf sinu meelest sobiv ala? Ma arvan, et on sobiv jah, selles mõttes närvikava poolest ju eestlane on suhtnuge rahulik inimene ja ma arvan, et golf on sobilik. Meil on lihtsalt probleem on see meie laiuskraad, kus me elame, et me saame golfi kahjuks mängida ainult heal juhul 7-8 kuud aastas. Sa oled ise golfiga tegelenud niivõrd kaua juba, et kõrvalt on vist olnud päris huvitav vaadata, kuidas Eestis golf on arenenud. Kuidas sa hindaksid seda kogu arengut aastate jooksul? Golf on arenenud. Meil on kasvanud päris palju häid mängijaid. Mark-Mari Suursalu, noored poisid tulevad praegult järgi. Meil on 6 väljakut. Iga aastaga tuleb mängijaid juurde. Rusikareegel öeldakse, et maailmas on see, et kuskil 10% tuleb iga aasta harrastajaid olemasolevale arvule juurde. Et selles mõttes Eestis golf areneb ja inimesed üha rohkem ja rohkem leiavad seda spordiala. Võistluse parimad lootsid aga lisaks tiitlile saada ka väärtuslikke punkte World Amateur Golf Ranking ning Eesti Golfiliidu edetabelisse. Tead sa, kuidas üldse Eesti meistrivõistlustele pääsetakse või mis need kriteeriumid on? Eesti meistrivõistlusele pääseb handicapi alusel ehk Golfiliit on kehtestanud mängijatele handicapi piirangu. See on meestele 18 ja naistele 26. Kui hinnatud üldse golfverite seas Eesti meistritiitel on, et kõik tulevad ikka rõõmuga ja hurraaga tegema? No Eesti meistritiitel löögimängus on ilmselgelt kõige tähtsam võistlus ja kõige suurem tiitel. Kui me tänagi vaatame, nendel võistlustel oli peal üle 120 mängija. Ilmselgelt on see Eesti kõige prestiižsem võistlus. Your results over the past 2 days have been +5 over the par. Are you satisfied? Not really, but I could do better today because I need to chase this 5 shots and I think it's not much. Yesterday I've done it, played 7 better, which I had 78 on the first day, and yesterday it was -1, so it's 7 shots better. So today I could do better, I think. Just need to be positive and stay calm, and I think it's possible. Reedeste ja laupäevaste tulemuste põhjal selgusid pühapäevasele finaalringile pääsejad ning meesteklassis startis meistritiitlit jahtima koguni 105 golfimängijat ja kui esimese päeva parim oli 74 löögiga Egeti Liiv Valgeranna golfiklubist,
siis liidri edu teist kohta jagavate Janar Toomessoo ja Oskar Saarne ees oli avapäeva järel vaid 4 lööki. Neile järgnesid löögise vahega veel 7 meest, mistõttu järele jäänud 2 võistluspäeva tõotusid tulla põnevust täis. Naisteklassis lõpetas esimese võistluspäeva liidrina Annika Meos. 20-aastane Meos Niitvälja golfiklubist näitas esimesel võistluspäeval suurepärast mängu ja esimesed 9 rada lõpetas ta tulemusega +2 üle rajaparri ehk 38 lööki ning viimased 9 rada läbis ta rajaparriga ehk 36 löögiga. Meosele järgnes Seolina Georgia Talberg Otepää golfiklubist, kes tegi 76 lööki. 3. kohal oli pärast esimest võistluspäeva tiitlikaitsja Merlin Palm, kes jäi liidrist maha 4 löögiga. Meistrivõistlustel oli stardis kokku 24 naist. Pühapäevasele finaalvõistlusele pääses kokku 79 meest ja esimese võistluspäeva liider Egeti Liiv Valgeranna golfiklubist näitas ka teisel võistluspäeval suurepärast mängu ning lõpetas päeva koguni võistluse seni parima tulemusega 2 alla rajaparri ehk 70 löögiga. Talle järgnevad võrdse tulemusega +9 Niitvälja golfiklubi mehed Oskar Saarne ja Martin Palm. Egeti viimasele päevale liidrina vastu päris selline korralik edu on, aga mis sa arvad, mis tänane päev tuua võib? Tänane päev toob kindlasti rohkem pinget, et ma proovin paremini mängida. Loodan, et tuleb parem tulemus isegi. Lihtsalt hoian stabiilset mängu ja proovin mitte närvi minna. Eilne tulemus 72 alla rajaparri, kas täna siis võiks tulla lausa alla 70? Ma proovin putid ilusti auku saada ja löögi mängus hoida. Võitsid siin ka Niitvälja karika natuke aega tagasi, sulle vist siin Niitväljal päris istub? Jah, et see aasta olen ilusti läbi saanud Niitväljaga. Et löök on ilusti õigeks ajaks korda saadud ja mingit probleemi ei ole. Mis sa arvad, kes võiks täna sul peamine vastane olla, et kas ikkagi Martin Palm? Ma arvan ikka, et Martin Palm, sest ta on rivaal ja ehk tal on löök paremini korras kui eile ja üleeile. Martinil on siin nii-öelda kodurada. Kui tihti sa ise siin harjutamas käid? Ma eriti tihti ei käigi. Ta ainult satun siia võistluste ajal. Ma arvan, ma olen äkki 4. korda kokkuvõttes siin see aasta. Et rohkem ma harjutan Valgerannas ning see viimane kuu nüüd augustis olen saanud Jõelähtmele harjutada. Suurepärane, aga eks me siis näe, mis tänane päev toob. Loodame tulemust, mis algab 6-ga. Aitäh! Naisteklassis hoidis pärast teist võistluspäeva liidripositsiooni endiselt Annika Meos Niitvälja golfiklubist, kelle esimese võistluspäeva tulemus oli 74 ja teise päeva tulemus 76 lööki ehk kokku +6. Annika 2 päeva järel tulemus +6, mida ootame viimasest päevast? Üks mu eesmärkidest on, et mul lõpptulemus jääks ühekohaliseks numbriks, ehk siis +9 oleks nagu maksimaalne. Selle jaoks oleks vaja mängida 75 või alla selle, nii et ma loodan, et läheb nii. Kuidas siis esimesed 2 päeva nii hästi läksid, et rada siin päris selge vist? Ja see on mu koduväljak olnud juba mitu aastat, aga see suvi ma olen kuidagi, vorm on praegu hea ja löök on hea ja siis enesekindlust on kõvasti rohkem ja siis see rada läheb mul aina lihtsamaks. Kuidas sa üldse siia Niitväljale sattusid esimest korda? Vanemate kaudu, kui mu isa hakkas golfi mängima ja siis kutsus kaasa ja siis hakkasin vaikselt toksima ja jõudsin siia. Meeldis. See on siuke enda vastu võitlemine. Kas julged lubada ka, et täna, ma ei tea, näiteks läbidki enda parima tulemusega raja? Lootus on, aga ega ma üle loodan, et ei mõtle. Üritan kaine mõistuse säilitada. No super, vaatame siis, kuidas see täna läheb. Aitäh! Teisel kohal on naiste arvestuses tiitlikaitsja Merlin Palm +13-ga ning 3. kohta jagavad Mari Hütsi ja Kadri Hilpus Meldrum +21-ga.
Finaalringile startis kokku 19 naist. Väljaspool arvestust osales turniiril ka Eesti ainus naisprofessionaal Mari Suursalu, kes teisel võistluspäeval mängis välja parima naiste tulemuse üks alla rajaparri. Mari, kuidas siis tänane päev läks? Ei läinud väga, aga kuna ma mängisin niikuinii väljaspool arvestust ja lihtsalt harjutamise mõttes, siis ei ole vaja millegi pärast pisaraid ka valada, nii et kõik on hästi. Kuidas sulle siin Niitvälja rajad meeldivad? Väga meeldivad. See kunagi oli mul koduklubi ka, nii et ma olen tegelikult siin golfiga alustanud ja üles kasvanud. Et selles mõttes on väga kodune tunne siin olla alati. Kuidas sul üldse praegu on, et kui tihti sa siin golfitrenni teha saad? Siin Niitväljal ma ei üldiselt. Üleüldiselt. Selles mõttes ma ikkagi katsun endale aega leida, aga kuna me seal Jõelähtmel avasime golfikooli sellel aastal, et siis ma olen ka natuke tööga olnud hõivatud. Aga mida nüüd siin sügise pool edasi, seda rohkem mul on ka aega enda jaoks ja siin erinevateks võistlusteks ette valmistuda, nii et ikka leiab, peab jõuga kalendrisse kirjutama, siis leiab. Nii et hakkab varsti tõsisem töö siis Rio suunale? Jah, sinna on veel natuke aega, aga ega see mõte kuskile kadunud ei ole, et see kuskil peanurgas ikka vaikselt tuksub ja tuletab ennast meelde, et selles mõttes siht on silme ees. Paralleelselt individuaalvõistlusega toimusid 2 esimese võistluspäeva raames ka klubide vahelised meistrivõistlused. Oma mees- ja naiskonnad olid välja pannud koguni 6 Eesti golfiklubi. Meeste arvestuses jagus põnevust viimaste mängijate lõpetamiseni. Esimese päeva parim Valgeranna golfiklubi koosseisus Egeti Liiv, Rasmus Paks ja Martin Unn. Juhtis võistlust terve võistluspäeva kuni Valgeranna esindaja Martin Unn tegi 17. rajal 9 lööki, mis andis lõpuks võidu Niitvälja golfiklubi esimesele meeskonnale. Koosseisus Martin Järve, Martin Palm ja Sander Aadusaar. Võitja meeskond esindab Eestit oktoobri lõpus toimuval European Club Trophy'l Küprosel. Naiste arvestuses võitis ülekaalukalt +27-ga Niitvälja esimene naiskond koosseisus Mari Hütsi, Liis Kuuli ja Annika Meos. Täna on meil veel liidrid rajale minemata. Julged sa pakkuda, kes meil võiks täna siin poodiumi kõige kõrgemale astmele siis tõusta? No ennustamine on alati väga tänamatu töö, aga ei saa üle vaadata sellest, et Egeti on, kes ka Niitvälja karika siin rajal võitis Baltikumi vanima golfiturniiri, mis oli see aasta 20. kord. Ta võitis selle siin juuli teisel nädalavahetusel ja ka täna rajale minnes on tema edu järgmiste ees ikkagi päris suur, et ma ütleks, et trumbid on tema käes, aga golf on selline, et ükski päev ei ole teisega võrreldav ja ma arvan, et võib juhtuda nii mõndagi, aga loodame, et kõik läheb hästi ja muidugi oma klubi liikmetele hoiame pöiad, kes seal ees on, et Martin Palm on seal ees ja Sander Aadusaar ja Martin Järve ja Gert Holland, et loodame oma klubi liikmetele. Sina oled nüüd rajalt ära, aga meil on kohe siis avapäevade, ütleme siin liidrid rajale minemas. Mis sa arvad, kes täna võita võiksid? Ma arvan, et Egeti Liiv ja Martin Palm on need, kes selle kuldmedali täna ära võtavad, et kumb seda ei tea, see sõltub, et kelle närvid paremini vastu peavad, aga kui raha peaks kellegi peale panema, siis ma panustaks nende 2 mehe peale. Ja naiste seas? On lahtine, et naiste seas on seal üllatajaid võib olla rohkem, et naiste seas ma ei julgeks nimesid nimetada.
me alustame siis Eesti meistrivõistluste aasta 2012 löögimängus Eesti meistrivõistluste kommenteerimist seisust, kui tegelikult liiderkolmik on jõudmas 13. rajale, mis on siis par 3 ja meiega koos hakkab seda kommenteerima siis Enrico Villo, kes on siis Eesti koondise peatreener ja Eesti professionaalsete golfimängijate assotsiatsiooni president, et mida see PGA täpsemalt tähendab, et kui palju neid golfimängijaid on, siis kes sinu alluvuses nii-öelda on? PGA tegelikult on rohkem õpetajate ja mängijate organisatsioon, kes siis kaitseb nagu mängijate ja õpetajate huve. Ja ega tegelikult Eestis on see väga väike ja meil on üldse kokku 7 liiget praegu, et täitsa lapse kingades, kui vaadata, et kuskil Inglismaal on umbes 7000 liiget, siis vahe on väga suur tegelikult ja ega siin ei olegi midagi, kui lihtsalt teha koostööd Euroopa PGA ja teiste liikmetega, et ja põhimõtteliselt siis kõik, kes tahavad alustada võib-olla õpetajakarjääriga või mängijakarjääriga, siis pöörduvad meie poole ja siis me suudame neid suunata. Mainisid, et teid on vähe, aga tegelikkuses ju võistlusest võttis osa 129 golfimängijat, et see on ju tegelikult päris suur number, et kuidas sa hindaksid seda kõike? Jaa, et see on aasta kõige tähtsam võistlus, ma arvan, ja hea on ju teada, et mitmes sa Eestis tegelikult oled, et ja saad ju kellelegi sõbrale öelda, et ma olen Eesti 60 golfimängija, mingisugune hea asi see ikka on. No me oleme siin nüüd jõudnud rajale number 13, par 3 ja tegelikult kui me seda niitvälja golfiväljakut nagu tervikuna vaatame, siis me oleme jõudnud päris ilusasse kohta, kus siis väike saarekene on ja see on ka tegelikult nii-öelda niitvälja visiitkaardiks see koht, kus me praegust asume, et siin ongi need kõige populaarsemad löögikohad. Jaa, et see on tegelikult niitvälja lisa, mis on alles 5 aastat tagasi juurde tehtud, ehk algselt see osa kõik oli metsa kasvanud ja siis planeeriti sinna uued 5 rada ja on tõesti nagu hästi õnnestunud arhitektitöö ja andnud selle niitvälja väljakul väga palju juurde. Hetkel siis meeste seas juhtimas Egeti Liiv, naiste seas Annika Meos ja niimoodi juba 3. päeva järjest, et kas sa arvad, midagi võib veel muutuda, et siin tulemas ju 15. rada, mis on teada-tuntud väga raske rada? No ma arvan, et kulla osas ei tule siin midagi muutuma, et see on juba päris kindel, edu on nii suur, aga seal 2., 3., 4., 5. koht kõike võib juhtuda. No selge pilt, aga mis muud, kui asume siis võistlust jälgima? Nüüd siis 13. rada ja alustab Oskar Saarne. Ja nüüd on Oskar Saarne kord. Lööb vasakut poolt, väga ilusa liigutusega, tennisetreener, et fenomenaalne esitus tegelikult sellel aastal Eesti meistrivõistlustel. Ja Oskar Saarne tegelikult on ju ka niitvälja golfiklubi mees, nii et tema jaoks väga tuttavad rajad. Üpris ilus löök siin. Ja ka ilusti greenile. Ja väga hea löök, et täpselt lipuga õigel tasapinnal ja sealt on võimalik üritada pöörit tegelikult. Ja nüüd siis Martin Palm. Martin on tegelikult juba täitsa noorest peale, alates 3 aastast peale golfi mänginud ja et see liigutus on väga loomulik, et oskab hästi golfi mängida. Seda on ka mängus näha. Ja tegelikult kohe peale Eesti meistrivõistlusele suundub Hispaaniasse aastaringselt harjutama ja õppima kohe nii-öelda golfiakadeemias, kus siis on kõik kool ja golf koos. Ja jäi natuke lühikeseks, aga ilusti greenil, nii et saab puutata ka samamoodi pöödit nagu Oskargi. Eks tõesti Martinil on ju perekondlik taust nii võimas, et see mäng peab nii hea olema. Ja nüüd siis Egeti, kes siis praegusel hetkel tegelikult juhib päris suveräänselt ja kui ta ikkagi mängib targalt, siis ega ta oma edu käest ära ei anna, aga golfis kõike võib juhtuda, et kunagi ei tea. Aga Egeti on olnud siin viimased turniirid tõesti hea, nii et ma usun niimoodi ka lõpuni. Tuleb lihtsalt oma õigetest rutiinidest kinni hoida ja mänguplaanis kinni hoida ja siis peaks asi olema vormistatud.
Egeti on tegelikult ju väga hästi mänginud seni, nii et loodab kindlasti võita. Natukene pikaks, aga kindlalt greenil, et ja natuke pikem putt pöödi jaoks, aga ma usun, et ta saab 2 putiga ilusti hakkama ja võtab selle paari, mida ongi vaja praegu võtta. Ja ongi nüüd mehed siis greenil, Egetil kõige kaugemal pall, vaatame, mis ta siit suudab välja võluda. Üpris keskendunult istub. Nüüd on vaja lihtsalt lüüa sinna 0,5 meetri raadiusesse ja ilusti kalle välja lugeda ja tunnetada seda kiirust ja lüüa pall siis tõesti sinna 0,5 meetri sisse. Nojah, ega siin see kalle kõige hullem ei tundu, aga kohe näeme, kui see löök läheb. No täpselt nii, et väga hea töö ja kindel paar, et saab ilusti minna järgmisel rajal. Muidugi ei ole ka tegemist kõige keerulisema rajaga, et siin rada 15 alles on ees, mis on tõesti raske. Oskar on selles suhtes huvitav mängija, et ta teeb kõik löögid vasakult poolt värjatud puttamine, et ta puttab paremalt poolt, et teagi, et Eestis sellist mängijat kedagi teist oleks, et see on päris huvitav nagu vaadata, kuidas tunnetab nagu putti paremini järelikult siis paremalt poolt lüües. Ja kindel paar samamoodi, et saab minna samamoodi rahulolevalt järgmisel rajal, et 13-100 on 160 meetrit pikka, aga ta on üks salakaval vett ühel pool ja bunker teisel pool rada ja siis sealt võib ka suuremad numbrid tulla. Ja nüüd siis Martin üritab tegelikult pöödit, et ta saab allamäge putata või vabandust ülesmäge putata ja võib-olla natuke agressiivsem, et pöödit praegusel hetkel oleks tegelikult hädasti vaja. Martini löök ja kõik mehed ilusti augu juurde. No jäi natuke puuda, aga paar on kindel ja et selle rajal paar kõigile ja väga hästi järgmise rajal edasi. Martin lööb ja ilusti sees, nii et 3 ära löödud. Nüüd Oskar Saarnekord, usun ka tema lööb 3 ilusti siin ära. Oskaril on jäänud veel väike lühike putt, et paari kindlustamises, aga usun, et ta seda mööda ikka ei löö. Nii, ootame lööki pingsalt. Hea töö kõigi poolt ja Egeti saab ka oma lühikse veel ära lüüa. Egeti on tõesti muljetavaldavalt mänginud, sellist taset sellelt mehelt oleme näinud ja olen täitsa kindel, siit ei eksi. Ja nii ka läheb, kõik mehed siis siin rajal pariga läbi. No võib öelda, et mehed esinesid ootuspäraselt ja siin jääb ainult oodata põnevat Eesti meistrivõistluste lõpplahendust, mis siis järgnevatel radadel tuleb. Kui meeste mängu jälgisime siin 13. rajal, siis naiste mängu jälgimist alustame viimasel ehk 18. rajal ning võib öelda, et võitja on peaaegu selge. Jah, et kes on siis naiste esikolmik, Annika Meos Niitvälja golfiklubist, Merlin Palm Niitvälja golfiklubist ja Kadi Hilpus-Meldrum Otepää golfiklubist. Need on siis esikolmik, kes on siia meie ette nüüd jõudnud. 18. rada on teatavasti siis par 4 ja muide 374 meetrit on siis selle raja pikkus, nii et neiud on siin jõudnud päris edukalt siiani välja, aga puttamise peal nüüd on siis see nii-öelda see tõehetk. Jah, et kui naiste seas siis Meos hoidmas liidri kohta ja Palm minemas üpris kindlalt teise koha peal, siis 3. koha peal veel Hilpus-Meldrumil on natuke konkurentsi siin Mari Hütsiga, eks me näe, mis siin nüüd saab. Puttamine igastahes, otsustav puttamine võib öelda. Merlin meil vaatab hoolikalt oma putiliini üle, et ikkagist
saada lähedale või siis auku. Ja nüüd siis putab Kadi, kes on nagu tulnud Eesti meistrustele otse USAst tegelikult, ta elab seal. Lõuna-Carolinas ja üsna lähedale tegelikult Augusta golfiväljakule ja ta tegelikult ise töötab golfiväljakul finantskontrollina, ja kui vähegi võimalust ikkagist iga aasta tuleb ja osaleb, et on tegelikult ka Eesti meistriks tulnud. Samamoodi tennise taustaga, et aga samamoodi on ju ka Eesti meistriks tulnud Merlin Palm, kes on siin võistlustel lausa tiitlikaitsjana mängimas, nii et jääme siis ootama nüüd suure huviga Merlini lööki. No Merlini puhul on ju teada-tuntud Palmide kool, võib öelda, nii et kogu pere on väga-väga tubli golfipere, nii et no väga vähe jäi nüüd August puudu, et Enrico, kuidas seda golfarite keeles öelda? 70-sendine putt lüüa, et tuleb pall ära märkida, üles tõsta ja natuke veel ikkagist vaadata liini, et kindlalt see putt nagu sisse lüüa. Ja nüüd siis Eesti meister peaks puttama paari, et esimene putt läks natuke pikaks. Annika on tegelikult väga muljetavalt mänginud. Aga kuna võit on kindel, siis ei ole sellega probleemi ja siit siis võit ja putt. Ja sees, viimane päev siis 78 lööki, ei olnud päris see, mis ta hommikul lootis, aga võib öelda, et Annika Meos mängis 3 päeva suurepäraselt ja tiitel on auga välja teenitud. Nii ja Merlin sai puti sisse, hõbemedal ja põhimõtteliselt siis finaalgrupp säilitas oma kohad, ehk esimene Annika Meos, teine Merlin Palm ja kolmas siis Kadi Hilpus-Meldrum. Annika, võit tuli, kas oled rahul või oled väga rahul? No ma peaks olema väga rahul, ma tegelikult ikkagi mängisin hästi enda kohta, aga lihtsalt mul see viimase päeva viimane pool jäi kripeldama natuke. Aga kokkuvõttes olen ikka rahul. Kui nüüd vaadata 3 päeva vältel võistlust, millal oli kõige raskem hetk sinu jaoks? Ma arvan, et kõige raskem oligi täna 10-12 rada, kus ma tegin 3 bogi järjest. Ja see natuke võttis jalad nõrgaks, aga ma suutsin ikka hoida ennast vormis ja tegin lõpuks ikka paare ka, aga ei piisanud. Ma oleks tahtnud veel paremini. No selles suhtes siiski piisas, et tiitel tuli. Hommikul rääkisime, et võiksid isegi võib-olla 60-ga mingi numbri teha siin rajal. Kas usud, see on sul võimalik edaspidi? Jaa, kindlasti on. Mul oli väga palju täna veel eksimusi. Et ma tundsin, et see 78 tuli nii kergelt, arvestades kõiki neid lollusi, mis ma seal rajal veel suutsin teha. Aga me hakkame jälgima nüüd siis meeste liidergruppi olukorras, kus nad hakkavad jõudma 18. raja augu juurde. Üks löök on veel kõikidel jäänud, et nüüd see peaks ideaalis kukkuma sinna greenile ilusti. Pildis näeme siis Oskar Saarnek, kellel 15. rada läks täiesti sassi. Aga rahvuskarjufoor, mis tähendab siis seda, et see pall kaldub väga sinna rahva sisse ja kõik pidid siis olema päris ettevaatlikud praegu, et palliga mitte vastu pead saada, siis tõsteti käed pea peale ja võib öelda, et Oskar Saarne jätkab võib-olla sellist väikest ebaõnne jada, mis tal on täna olnud, et kui esimesel päeval ta sai 78 löögiga hakkama, teine päev 75, siis nüüd täna on tal tõesti, 15. rajal tuli tal teha vapsi 11 lööki, nii et kokkuvõttes ikkagi mees on täna olnud selline tõsine ebaõnne sõdur. Jah, ei ole tal hästi läinud, aga viimasele rajale läheb +11-ga vastu meil siin Martin Palm, kes tõsiselt peab pingutama, et hoida teist kohta, sest Sander Aadusaar just enne teda lõpetas ning lõpetaski kogu võistluse +11-ga ning see löök nüüd küll erilist optimismi ei tohiks süstida mehesse. Jah, et Egeti Liiv oli siis ka mees, kes suutis 70 löögiga eile läbida. Aga jah, et Aadusaar siis tõepoolest on teinud tänase päeva väga põnevaks ja sellepärast ongi meil väga põnev ka jälgida seda Palmi viimast lööki kindlasti. Jah, eks me näe, kuidas nüüd siin läheb, mehed jalutavad greenile ning tulevad siis puttamised.
siin siis Eesti meister, kes on Pärnust pärit ja mängib siis ja harjutab Valgeranna golfiklubis. Ja tõesti pühendunud harjutaja ja eesmärgiga tahab golfis kuhugi jõuda. Et oleks selliseid golfimänge teist natuke rohkem, siis võib-olla kunagi leiame ka mõne tipu. No Egeti on tegelikult üldse müstiline mees, et selline süsteemi väljast tulnud ja tõesti Eestis võib öelda tõeline tipp on vast peale kasvamas. Nüüd siin esimesena läheb siis puttama Marten Palm, vaatame kuidas läheb. Ja nagu Martini löögist tuli näha ka, siis löök tegelikult täielikult ebaõnnestus, et oli võib-olla ainult maksimum 110 meetrit lõpuni ja tal on ikkagist ei jõudnud tegelikult palju veel greeninigi, et peab tegema päris pika putti, et seda sinna lähedal saada. Võib-olla väga hea tunnetus ja õige liin valitud. Ja tegelikult ega Martinil on päris raske hetk, et ta peab saama väga augu lähedale ja siis selle järgmisega sisse lööma, sest kui ta nüüd järgmise 2 löögiga sisse ei saa, et siis ta ka täna siit hõbemedalit ei saa, sest tõepoolest, nagu me juba mainisime, siis Sander Aadusaar tegi suurepärase tulemuse. See viimane green on päris palju paremale tegelikult kaldu, et vaatame, kas ta võtab selle arvesse ka, et see on päris raske sellise pika puti puhul nagu hinnata. Suuna võttis hästi, aga nüüd on nagu tugevus. No sellise maa pealt ei saa öelda, et väga halvasti oleks, et ise eeldasin ka, et nagu tegelikult kaldub natuke rohkem, aga siiski lõpuks hakkas kaldama, aga väheke oli hoog tugev. Nii, Oskari siis lähilöök. On hea töö, väga hästi tehtud. Võib öelda, et päästis ennast sealt välja, et ilusti greenile ja Saarne vast suudab lõpu edukalt ära teha. Tahtsin veel lisada, et Martinil tegelikult tundub, et võib ju natuke pingeid lisada ka see, et isa on Kajal kogu aeg kaasas, et ei tea, mis mulje see mängule jätab. Igastahes mehed nüüd siis valmistuvad tõesti lähiputtideks ja Egeti tiitel on kindel, aga siin hõbeda võitlus veel käib kõva. Võit on see väga kindel juba, aga oma rutiinist peab ilusti kinni, et see on nagu tubli töö tema poolt. On ka kogunenud päris palju rahvast siia viimase augu juurde, nagu tegelikult tavaline on. Tõesti väga keskendunult siis Egeti seda viimast lööki sooritamas, kuigi me ju kõik teame, et Egeti on sisuliselt juba Eesti meistritiitli kindlustanud, aga tõesti see löök ei lähe ka auku kohe. Läks päris lähedalt mööda, aga kõigest lõpuks kaldus natuke kõrvale ja naksas nii-öelda auku. Võivad ka meistrid eksida, et tõesti napilt läks. Nüüd siis tõeline tõehetk, Marten Palmi lähilöök. Et jah, kui lööb selle auku, on hõbemedal, kui lööb mööda, peab leppima pronksiga. Ja läheb mööda. No kui ta niimoodi edasi mängib, siis ta võib veel pronksist ka ilma jääda. Tõepoolest nii see on, sest et Gert Holland tegi ka tegelikult viimasel päeval päris hea seeria ja 74 löögiga lõpetas siis tänase päeva. Ja tema on siis hetkel, kui ütleme Egeti Liiv ja Sander Aadusaar on need 2 esimest, siis Martin Palm ja Gert Holland on järgmised. Jah, siin peab vaatama, et Gert tõesti mängis täna väga hästi, 2 lööki üle Raja pari. Sander Aadusaare järel siis tõesti teine mees on täna olnud, nii et ega siin pinge on täitsa õhus. Nüüd siis Oskar Saarne lähilöök. Kas lõpetab vähemalt selle päeva positiivse noodiga ja saab selle palli ikka sinna sisse löödud? Ja läheb taaskord mööda, no mehed on tõesti liimist lahti siin viimasel augul.
no nüüd sees. Tundub, et auk on vähekene kaldu peal ja ei olegi nii lihtne sinna sisse saada, aga igal juhul Oskari poolt väga tubli töö. Ja tegelikult võib öelda, et Oskar kaotas iga selle löögiga siin kohti, nii et kokkuvõttes siis talle 8. koht sellest võistlusest. Aga Martin Palmi jaoks on nüüd järgmine tõehetk käes, et mees, kes siis mängis nii-öelda hõbemedali maha, aga vaatame, kuidas läheb siis järgmine löök. Ja jälle mööda. Oho. Tõepoolest, et nagu kaan on peal sellel laugul praegu. 4 putti on ikka palju tehtud. No nii ta on tõesti ja uskumatult, kuidas eksib mees lähedalt. Nüüd siis Egeti Liiv vaatamas hoolega auku, et ta ise ei eksiks niimoodi siin. Ja, et viimast lööki ju mäletame, et Egetilgi augu pealt hüppas pall minema, et selles mõttes ei ole täna meestel nagu õnne ka olnud, võib öelda, ja see on üks natuke kalde peal see auk, nii et siin võib kõike oodata veel. No aga nüüd on sees ja Egeti palju õnne, Eesti meister. Nii see on ja Egetil on olnud hea aasta ja tõepoolest Eesti meister 2012. aastal löögimängus on Egeti Liiv, aga veel on üks löök jäänud siis ka Martin Palmil ja saab ka Martin palli auku, nii et Martini tulemuseks jääb lõpus siis +13. Ja saab ikkagi selle oma 3. koha kätte, nii et napilt siis Gert Holland jäi siis medalist ilma, aga esikolmik tänavustel löögimängu meistrivõistlustel Egeti Liiv +3, Sander Aadusaar +11 ja Martin Palm +13, nii et mehed mängisid täitsa tublisti. Nii see on ja olgu siis öeldud veel, et tegelikult väljaspool arvestust võistelnud Yongihaya Yika Lõuna-Aafrika Vabariigist on tegelikult see mees, kes +8 peal siin väljaspool arvestust sai nii-öelda teise koha. Ja Gert Holland 5. koht +14, nii et kui Martin Palm oleks ühe löögi veel mööda löönud, siis oleks ta jäänud ka medalist ilma ja 6. Martin Järve +23, Janar Toomessoo +24 ja üle parri 25 lööki tegid siis Janno Sild ja Oskar Saarne ja Karel Peeter Van Buuren siis lõpetab esikümne +26. Egeti võistlus on nüüd läbi, tiitel käes, kuidas rahul jääd? Väga rahul olen. Ei arvanud, et nii hästi mängin, aga õnneks läks kõige paremini. Tänane päev algas sul super hästi kohe pöördiga. Kuidas edasi, et kuidas tulemusega rahule jääd just siin rajal? Tulemus päris seda ei lootnud, aga võib rahule jääda. Mul väike pisik tuli öelda sisse, et putid hakkasid mööda minna poolemeetrised ja niimoodi ja väike pisik tuli ka svingi sisse, aga suutsin rajal ennast uuesti kokku võtta ja tuli jälle üks pöördi ja suutsin paarid hoida. Aga millised su enda eesmärgid siin, ütleme, golfimängijana pikemas perspektiivis on? Ma loodan saada kindlasti kunagi tuurile mängima ning ehk Euroopa tuurilegi. Golf on ju ka olümpiamängudel kavas, kas olümpiaplaani või mõtteid ei ole? Sellist mõtet tegelikult veel ei ole olnud, aga kui näha tänast mängu, siis ma tean, et ma suudan ka edaspidi paremini mängida ning ehk ka pääseda Rio de Janeirosse. Aga sellised olid siis 2012. aasta Eesti meistrivõistlused löögimängus ja mis muud kui meie sõnum kindlasti kõikidele vaatajatele, et leidke üles siis golfiväljakud ja asuge ka ise golfi mängima. Meie poolt tänaseks kõik, kohtume juba järgmistel golfivõistlustel. Nägemist!